1945 aasta aprilliks oli selge, et Natsi-Saksamaa kaotab sõja. Idast lähenes pidevalt Nõukogude Punaarmee. Läänest liikusid kiiresti edasi Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia ja teiste liitlasriikide sõdurid. Saksamaa oli nüüd kahelt poolt surutud, kuid isegi siis, kui võidulootust enam peaaegu pollud, keeldus Adolf Hitler endiselt alla andmast. Ta peitus oma punkrisse Berliini all ja andis käsu kaitsta pealinna viimase sõdurini. Siit algas Teise maailmasõja viimane suur lahing Euroopas, Berliini lahing. Mõned aastad varem oli olukord vastupidine. 1941 aastal ründas Saksa armee Nõukogude Liitu. Miljonid Saksa sõdurid tungisid itta ja jõudsid isegi Moskva lähedale. Nad vallutasid palju linnu ja suuri alasid Nõukogude territooriumist, kuid nad ei suutnud Nõukogude Liitu lõplikult võita. Pärast mitmeid aastaid ränki lahinguid hakkas Punaarmee sakslasi tasapisi tagasi suruma. Moskvast, Stalingradist, Ukrainast, Valgevenest ja Poolast sunniti Saksa armee taganema, kuni sõda jõudis lõpuks Saksamaa enda territooriumile. 1945 aasta jaanuaris jõudsid Nõukogude väed Oderi jõeni. See jõgi oli väga oluline, sest see oli viimane suur takistus enne Berliini, mis oli natside Saksamaa pealinn. Mõnes rindelõigus olid Nõukogude sõdurid pealinnast vaid umbes 60 kilomeetri kaugusel. Sellise vahemaa puhul oli see juba väga lähedal. Siiski ei tormanud Punaarmee kohe edasi, kuigi Berliin oli neile juba lähedal. Paljud Nõukogude sõdurid olid samuti väsinud. Nad olid mitu kuud peaaegu lakkamatult marssinud ja võidelnud. Samuti tuli rindele toimetada toit, laskemoon, kütus, ravimid, suurtükimürsud ja sõidukite varuosad. Seetõttu ei saanud miljonid sõdurid lihtsalt niisama tormata, ilma piisava varustuseta. Nõukogude komandarid pidid ka esmalt veenduma, et nende küljed on kaitstud. Kui nad liiguksid otse Berliini, samal ajal kui tugevad Saksa üksused on veel põhjas ja lõunas, võiks nende armee tagalat rünnata ja varustusliinid katkestada. Seetõttu peatati suur pealetung ajutiselt, kuni järgmine operatsioon ette valmistati. Esialgse plaani kohaselt võis see olla Berliini lõpprünnaku algus. Aga Nõukogude liider Jossif Stalin oli mures. Kui Punaarmee oli positsioonidel Oderi jõe ääres, liikusid lääne liitlased kiiresti edasi Saksamaa teiselt poolt. Nad ületasid juba Reini jõe ja paljud Saksa kaitsepositsioonid läänes langesid. Stalin kartis, et äkki Ameerika ja Briti armee jõuavad Berliini enne neid. Linn ei olnud lihtsalt tavaline sõjaline sihtmärk. Berliin oli natsivalitsuse pealinn. Seal asusid režiimi tähtsad hooned, see oli Adolf Hitleri võimu kese ja koht, kus ta end varjas. Kes iganes esimesena Berliini vallutab, saab endale ka suure sümboolse võidu. See näitab kogu maailmale, kes tegelikult murdis läbi paljudest Saksa kaitsepositsioonidest. See näitab kogu maailmale, kes tegelikult kukutas natside keskuse. Liitlasvägede ülemjuhataja kindral Dwight Eisenhower ütles samuti, et Berliin ei olnud lääne liitlaste peamine sihtmärk. Tema jaoks oli olulisem purustada ülejäänud Saksa väed ja vältida suuri kaotusi, mis tekiksid linna sees peetavas ägedas lahingus. Aga Jossif Stalin ei usaldanud seda seletust täielikult. Seetõttu andis ta käsu kohe suure rünnaku alustamiseks. Selle asemel, et oodata maini, määrati operatsioon 16. aprillile 1945. Berliini vallutamiseks kasutas Nõukogude Liit 3 suurt armeed, mida nad nimetasid rinneteks. Üks rinne koosnes mitmest armeest, kuhu kuulusid jalavägi, tankid, suurtükivägi, insenerid, lennukid ja muud tugiosakonnad. Suurim jõud oli esimene Valgevene rinne, mida juhtis marssal Georgi Žukov. Žukov oli üks tuntumaid Nõukogude väejuhte sõja ajal. Tal oli suur roll Moskva kaitsmisel ja teistes suurtes operatsioonides Saksa Berliini vastu. Tema väed seisid silmitsi rünnaku kõige raskema osaga. Oderi jõe juurest pidid nad murdma läbi Saksa kaitseliinidest silokõrgendikel. Seejärel järgivad nad peamist teed Berliini suunas ja liiguvad otse linna keskusesse. Silokõrgendikud on kõrged alad Oderi jõest lääne pool. Kuna see on ümbritsevast alast kõrgemal, näevad Saksa kaitsjad selgelt idast lähenevaid Nõukogude sõdureid ja tanke. Nad saavad ründajaid tabada suurtükkide, kuulipildujate, miinipildujate ja tankitõrjerelvadega juba enne, kui need lähedale jõuavad. Lõunas on positsioonil marssal Ivan Konevi juhitud esimene Ukraina rinne. Tema ülesanne on murda läbi Saksa kaitseliinidest Mainaise jõe ääres ja seejärel pöörata Berliinist lõuna poole. Tema eesmärk oli katkestada linnast väljuvat teed ja takistada Saksa vägede täiendustel pealinna jõudmast.
alguses polnud selge, kas Konevi väed sisenevad otse Berliini, kuid kõik teadsid, et tema ja Žukovi vahel käib võistlus. Mõlemad tahtsid saada tuntuks kui komandör, kes esimesena Hitleri pealinna siseneb ja selle vallutab. Põhjas oli valmis marssal Konstantin Rokossovski teine, Valgevene rinne. Tema rünnak algas veidi hiljem. Tema peamine ülesanne oli takistada põhjas asuvaid Saksa vägesid sekkumast Žukovi edasitungimisse. Kokkuvõttes valmistas Nõukogude Liit lõplikuks pealetungiks ette tohutu jõu. Operatsioonis osales ligikaudu 2,5 miljonit sõdurit, kaasa arvatud tuhanded Poola väed, kes võitlesid koos Punaarmeega. Neil oli ka üle 6000 tanki ja iseliikuva suurtüki, üle 40 000 suurtüki ja miinipilduja ning tuhandeid sõjalennukeid. Mõnes rindelõigus olid kahurid peaaegu kõrvuti. Enne kui jalavägi ja tankid ründasid, plaaniti Saksa positsioone tugevalt pommitada. Eesmärk oli hävitada punkrid, kaevikud, sidepidamisliinid, suurtükipositsioonid ja kaitsjate poolt kasutatavad teed. Punaarmee jõud oli suur, kuid see ei tähendanud, et nende töö oleks lihtne. Paljud nende sõduritest olid sõjaveteranid, kuid ka nemad olid väsinud. Mõned neist on juba mitu aastat võidelnud. Paljud olid näinud oma kodude hävitamist ja oma perede surma pärast seda, kui Natsi-Saksamaa ründas Nõukogude Liitu. Nad soovisid väga sõda lõpetada, kuid samal ajal valmistuti kiiresti lõplikuks rünnakuks. Mõned üksused tuli kohe ümber paigutada, korrastada ja varustada uute varudega. Mõnedel sõduritel jäi puhkust väheks. Samal ajal polnud mõnedel komandöridel veel täielikku ülevaadet maastikust, mida nad ründama pidid. Teisel pool teadsid Saksa komandörid, kui raske on Punaarmeed peatada. Peamine Saksa jõud Berliinist ida pool oli väegrupp Wisla, mida juhtis kindral Gotthard Heinrich. Erinevalt teistest natside komandöridest, kes järgnesid lihtsalt Hitleri käskudele, oli Heinrich tuntud kui pistola, mida juhtis kindral Gotthard Heinrichi. Erinevalt teistest natside komandöridest, teisel pool teadis ta, kuidas kasutada maastikku, kaevikuid, suurtükiväge ja varjatud positsioone, et peatada suuremat vaenlast. Lõunas asusid ka mõned osad väegrupist Kesk, mida juhtis feldmarssal Ferdinand Schörner. Paberil olid peamised komandörid, kelle alluvuses oli Saksamaa kogu piirkonnas väga raske olukord. Aga nende vägede tegelik olukord oli hoopis teistsugune. Paljud Saksa diviisid eksisteerisid vaid nime poolest. Neil oli puudus sõduritest, tankidest, laskemoonast, kütusest, toidust ja sõidukitest. Siiski oli alles veel mõned tugevad Waffen-SS ja pantseriüksused. Nendes üksustes olid veteranidest sõdurid ja võimsad tankid, kuid paljud teised nende väed olid alles hiljuti moodustatud. Neil puudus väljaõpe ja nad olid kokku pandud erinevatest üksustest. Kaitses osales ka Volkssturm. See oli miilits, mille lõi natside valitsus sõja lõpu osas. Kuna Saksamaal oli puudus regulaarsetest sõduritest, kutsuti teenistusse mehed, kes varem polnud sõjaväes käinud. Paljud neist olid vanemad mehed. Seal oli ka teismelisi, kes olid peaaegu veel lapsed ja kellel puudus korralik väljaõppe. Mõned said lihtsalt vintpüssi, natuke padruneid või Panzerfausti, mida kasutati tankide vastu. Pärast lühikest väljaõpet saadeti nad kaitsepositsioonidele, et seista vastu tohutule Nõukogude armeele. Oli 3 peamist. Saksamaa kaitseliinid olid Seelovi kõrgendike ümber. Nad ehitasid kaevikuid, punkreid, miinivälju, tankitõrjekraave ja varjatud suurtükipositsioone. Mõned madalad alad Oderi jõe lähedal ujutati üle, et Nõukogude tankidel ja jalaväel oleks raskem läbi pääseda. Kuid isegi kui mõned kaitsepositsioonid olid head, oli kogu Saksa juhtkond juba segaduses. Hitler andis käske oma punkrist, kuigi ta ei mõistnud enam täielikult tegelikku olukorda väljas. Ta keelas sageli taganemise, isegi kui see oli vajalik sõdurite päästmiseks ja parema kaitsepositsiooni loomiseks. Saksamaal polnud enam piisavalt kütust, et oma tanke ja reserve kiiresti ümber paigutada. Kui Punaarmee murrab läbi peamisest kaitseliinist, on vaid vähesed jõud, mis suudavad neid enne Berliini jõudmist peatada. Paljud Saksa sõdurid teadsid seda, kuid võitlesid siiski edasi erinevatel põhjustel. Mõned jäid ustavaks Hitlerile ja natsiparteile. Teised kartsid oma enda ohvitseeride karistust, kui nad põgeneksid või alla annaksid. Paljud kartsid ka Punaarmee saabumist. Peaaegu 4 aasta jooksul põhjustasid natsiväed tohutut hävingut Nõukogude Liidus. Miljonid Nõukogude tsiviilisikud ja sõdurid hukkusid. Paljud linnad ja külad põletati või hävitati. Okupatsioonialadel toimusid ka massilised hukkamised, sunnitöö, nälg ja muud kuriteod. Saksa sõdurid teadsid juba, et paljud Nõukogude sõdurid on väga vihased.
Nad kartsid, et Saksamaa kogeb kättemaksu selle eest, mida natsiväed idas tegid. Seetõttu uskusid paljud, et isegi kui kaotus oli peaaegu kindel, peavad nad Punaarmeed kas või mõneks päevaks tagasi hoidma. Nende ees olid miljonid Nõukogude sõdurid, kes olid valmis sõja lõpetama. Nende selja taga oli Berliin, Adolf Hitleri viimane võimukeskus. Ja kahe armee vahel olid Seelovi kõrgendikud, viimane suur kaitseliin, mis tuli murda, enne kui tee pealinna täielikult avaneb. Ja 1945. aasta 16. aprilli varahommikul algas suur Nõukogude rünnak Ida-Saksamaal. Tuhanded suurtükid ja raketiheitjad avasid samaaegselt tule Oderi ja Naisse jõgede ääres. Seejärel pommitati Saksa kaevikuid, punkreid, teid ja sideliine, enne kui jalavägi ja tankid edasi saadeti. Kuid Seelovi kõrgendikel ei olnud esimene pommitamine täielikult edukas. Kindral Gotthard Heinrich aimas, et Punaarmee rünnak on peagi algamas. Enne kui enamik mürske langes, tõmbas ta osa Saksa sõdureid esimesest kaitseliinist tagasi. Selle tõttu tabasid paljud Nõukogude mürsud positsioone, mis oli peaaegu tühjad. Kui pommitamine vaibus, naasid Saksa kaitsed oma positsioonidele. Kui Nõukogude jalavägi lähenes, võtsid neid vastu kuulipildujad, miinipildujad, suurtükivägi ja tankitõrjerelvad. Punaarmee kasutas ka suuri prožektoreid, et sakslasi pimestada. Kuid ümbruses oli paks suits, udu ja tolm. Selle asemel, et kaitsjatel oleks raskem näha, muutusid mõned Nõukogude sõdurid ja sõidukid hoopis selgemini nähtavaks. See andis Saksa laskuritele lihtsamad sihtmärgid. Ründajatel oli ka raske maastikul liikuda. Tasandik oli mudane ja pehme, mis tõttu pidid paljud tankid ja veoautod kasutama vaid väheseid teid, mida sai läbida. Jalavägi, tankid, suurtükid ja varustusmasinad kogunesid kiiresti kitsastele teedele. Kui ees mõni sõiduk katki läks, jäi kogu kolonn selle taha kinni. Sakslaste suurtükivägi suutis pikasõidukite kolonni kergesti tabada. Vaid mõne tunniga aeglustus marssal Georgi Žukovi rünnakutempo. Tema esialgne plaan oli oodata, kuni jalavägi murrab Saksa liinist läbi, enne kui ta saadab sisse suured tankiarmeed. Kuid kaitset ei õnnestunud kohe murda. Mida kauem lahing kestis, seda suurem surve oli Žukovil. Ta teadis, et marssal Ivan Konevi väed lõunas liiguvad kiiremini edasi. Kuna ta ei tahtnud Berliini jõudmises maha jääda, andis ta käsu tankidel kohe edasi liikuda, isegi kui tee polnud veel puhastatud. See muutis lahinguvälja veelgi segasemaks. Tankid segunesid jalaväega, kes olid kõhuli maas ja varjasid end Saksa tule eest. Mõned sõidukid ei saanud edasi liikuda, samas kui teised sattusid valesse suunda. Kuid isegi kui esimene rünnak oli segane, ei peatunud Punaarmee. Nad saatsid pidevalt uusi jalaväelasi, tanke, suurtükke ja insenere. Kui üks üksus peatati, proovis uus grupp rünnata mõnda teist Saksa liiniosa. Panzerfaust oli Nõukogude tankidele suur oht. See oli väike tankitõrjerelv, mida üks sõdur suutis kanda. Kui Saksa võitleja pääses tanki külje või tagumise osa lähedale, võis ta selle ühe lasuga hävitada. Seetõttu pidi iga tankigrupiga kaasas käima jalavägi. Sõdurid otsisid läbi kaevikuid, maju, auke ja puid, kus võisid varitseda Panzerfaustiga relvastatud vastased. 3 päeva jooksul jätkas Punaarmee rünnakuid, samal ajal kui Saksa kaitsjate jõud tasapisi rauges. Neil oli puudu laskemoonast, kütusest, täiendustest ja puhkusest. Kui mõni kaitsepositsioon langes, oli seda raske tagasi võtta, sest neil oli alles vaid vähe varuüksusi. 19. aprilliks murdsid Žukovi väed läbi Saksa peamistest kaitseliinidest Silo kõrgendikel. See saavutati aga ränka hinda makstes. Mõne päevaga hukkus, sai haavata või jäi kadunuks tuhandeid sõdureid mõlemalt poolelt. Siiani on täpsed arvud erinevad, kuid selge on see, et lahingus oli tohutult palju ohvreid. Kui Žukovil oli Silo raskusi, siis Konevi armee lõunas liikus palju kiiremini edasi. Mõned Saksa positsioonid tema ees olid nõrgemad ja tema suurtükirünnak oli paremini korraldatud, enne kui sõdurid ületasid Naisse jõe. Nõukogude insenerid ehitasid kiiresti sillad, et jalavägi, tankid ja varustusmasinad saaksid üle minna. Selle tõttu jõudsid Konevi väed kiiresti mõnede Saksa üksuste taha. Mõned neist taandusid ilma selge käsuta. Mõned jäid oma komandaritest lahku, samal ajal kui teised andsid alla, sest neil polnud enam turvalist väljapääsu. Kui Stalin nägi Konevi kiiret edenemist, lubas ta tal pöörata põhja poole Berliini suunas. See tähendas, et 2 tugevat Nõukogude väed lähenesid nüüd linnale kiiresti erinevatest suundadest.
Žukovi ja Konevi vaheline konkurents muutus veelgi pingelisemaks. Mõlemad tahtsid jõuda esimesena Berliini keskusesse, kuid samal ajal, kui nad kiirendasid rünnakut, oli nende varustusautodel raske sammu pidada. Tankid vajasid pidevalt kuntust, jalavägi aga vajas laskemoona, toitu ja meditsiinilist abi. Kui varustusautod maha jäävad, võib terve üksus peatuda isegi siis, kui vastast ees pole. Samuti oli Nõukogude vägedel raskusi metsade, soode, väikeste külade ja kitsaste teedega. Nendes kohtades suutsid väikesed Saksa üksused varjuda. Mõnikord lasid nad Nõukogude tankidel mööduda ja ründasid seejärel tagalas olevaid veoautosid ja kiirabiautosid. Seetõttu pidi Punaarmee kontrollima iga küla, ristmikku, metsa ja silda, millest nad möödusid. 20. aprillil, Hitleri enda sünnipäeval, jõudsid nad juba laskekaugusele. Sina ja kiirabiautod liikusid edasi, kui mürsud hakkasid juba linna keskossa langema. Tsiviilisikute jaoks muutus olukord veelgi ohtlikumaks. Lääne liitlastelt tulid õhurünnakud, Nõukogude vägedelt suurtükituli ja lahingud liikusid eeslinnade poole. Korterite ja hoonete keldrid muudeti varjenditeks. Seal surusid pered end kokku, samal ajal kui maa värises iga plahvatuse ajal. Mõnes kohas nappis vett ja toitu, katkesid ka elekter ja sideühendused. Arstid ja kiirabid ei suutnud vigastatuteni jõuda. Samal ajal oli Saksa juhtimissüsteem peaaegu kokku varisemas. Nõukogude väed valutasid sõjaväe peakorteri kompleksi Winsdorfis Berliini lõunaosas. Mõned Saksa üksused, mis taandusid idast, kaotasid samuti korraliku sidepidamise. Üks komandoridest, kes kaotas kontakti Berliiniga, oli kindral Helmut Weitling. Segaduse tõttu levis valeuudis, et ta viis oma väed üle ilma loata. Tema kohta anti isegi välja käsk ta üles puua. Weitling läks Hitleri punkrisse, et selgitada juhtunut. Selle asemel, et teda hukata, määrati ta hoopis Berliini kaitse üldjuhatajaks. Tema uus ülesanne oli väga raske. Ta pidi kaitsma suurt linna üksustega, milles oli vähe sõdureid, laskemoona, tanke, kütust ja sidevahendeid. Ta ei kontrollinud täielikult ka kõiki kaitsjaid. Seal olid regulaararmee, Waffen-SS, politsei, Hitleri noored, Volkssturm ja erinevad rühmad, kõigil oma komandörid. Kui väljas valitses kaos, halvenes olukord ka Hitleri punkris. 22. aprillil teatati talle, et kindral Felix Steineri vasturünnakut, mida ta ootas, ei toimunud. Kaardil läis, et tal on veel suured väed, mida kasutada, aga tegelikul lahinguväljal olid paljud neist üksustest, kas väheste sõduritega, killustatud või ei olnud neil enam võimet suuremat rünnakut läbi viia. Hitler vihastas oma kindralite peale. Ta karjus, et sõjaväe juhtkond on teda alt vedanud ja reetnud. Oma vihahoos tunnistas ta, et sõda on kaotatud, kuid ta ei olnud siiski nõus alla andma. Hiljem naasis ta teostamatute plaanide tegemise juurde. Ta lootis, et Steineri, Walter Wenki ja Theodor Busse väed ründavad erinevatest suundadest. Probleem oli selles, et kellelgi neist polnud piisavalt jõudu, et murda läbi Berliinile lähenevatest suurtest Nõukogude vägedest. Kui Hitler viibis punkris, lahkusid mõned natsivalitsuse kõrged ametnikud linnast ükshaaval. Nende hulka kuulusid Hermann Göring, Heinrich Himmler, Karl Dönitz ja Albert Speer. Mõned väitsid, et neil on mujal täita ülesandeid. Aga paljudele berliinlastele oli see selge sõnum. Juhtkond, kes käskis võidelda surmani, olid esimesed, kes ohust lahkusid. Himmler üritas ka salaja lääne liitlastega läbi rääkida. Ta lootis, et Saksamaa saab alistuda Suurbritanniale ja Ameerika Ühendriikidele, jätkates samal ajal võitlust Nõukogude Liidu vastu. Lääne liitlased seda ei aktsepteerinud. Nad nõudsid täielikku natsi-Saksamaa alistumist, mitte eraldi kokkulepet ühegi liitlasriigi vastu. Selle kõige käigus lähenesid nad Žukovi ja Konevi väed üksteisele üha enam. Nende eesmärgiks oli täielikult ümber piirata Berliin ja katkestada kõik peamised väljapääsuteed. 24. aprillil ühinesid mõned Nõukogude üksused linna kaguosas. Samal ajal lõigati Berliinis ära suur osa Saksa 9. armeest ja mõned 4 tankiarmee üksused. Nad jäid lõksu metsadesse ja väikestesse linnadesse pealinna kagus. Seda piirkonda hakati kutsuma Halbe kotiks. Sinna ei jäänud lõksu ainult sõdurid. Koos nendega olid ka tuhanded tsiviilisikud, kes põgenesid oma kodulinnadest, kartes Punaarmee kätte sattuda. Sakslaste kontrollitav ala kahanes kiiresti. Nad olid iga päev Nõukogude lennukite ja suurtükiväe pommitamise all. Toitu, kütust ja laskemoona oli vähe. Ka palju oli haavatuid, kuid ravimeid ja transpordivahendeid nende evakueerimiseks oli vähe.
Hitler käskis kindral Bussel minna Berliini ja päästa linna. aga Busse teadis, et see pole enam võimalik. Selle asemel otsustas ta põgeneda läände ja proovida ühineda kindral Venki vägedega. Eesmärk oli jõuda Ameerika kontrolli all olevasse piirkonda. Paljude Saksa sõdurite ja tsiviilisikute jaoks oli parem alistuda ameeriklastele, kui sattuda Nõukogude kätte. Nad üritasid murda läbi Nõukogude rinde, kasutades ees alles jäänud soomusmasinaid. Tagapool liikusid jalaväelased, haavatud põgenikud, vanurid, naised ja lapsed. Metsateed olid väga kitsad. Kui ees mõni sõiduk katki läks, jäi kogu kolonn seisma. Kui Nõukogude suurtükivägi tulistas, jooksid inimesed laiali ja peitsid end puude vahele. Paljud haavatud jäid maha, sest sõidukites polnud enam ruumi. Mõned üksused muutsid mitu korda suunda, sest nende tee oli suletud. 28. aprillil pääses suur grupp läbi Nõukogude vägede nõrga koha, kuid nad pidid siiski ületama suure ala, mida kontrollis Punaarmee. Enne kui jõuti Venki vägedeni, õnnestus vaid vähestel edukalt välja pääseda. Paljud said surma, haavata või langesid vangi halbekotis. Kuna andmed erinevad, ei ole ohvrite täpne arv teada, kuid seda peetakse üheks veriseimaks osaks Berliini operatsioonis. Kui halbes käisid veel lahingud, sulges Punaarmee täielikult Berliini ümbruse 25. aprillil. Kaitsjatel ei olnud enam ühtegi suurt avatud teed põgenemiseks ega ka oodatud abivägedel linna sisenemiseks. Samal päeval kohtusid Nõukogude ja Ameerika sõidukid teineteisega Elbe jõe lähedal. See kohtumine oli oluline, sest see näitas, et ülejäänud Natsi-Saksamaa territoorium oli nüüd lõplikult jagatud. Idast oli kohal Punaarmee. Läänest olid kohal ameeriklased ja teised liitlasväed. Kuid isegi kui oli selge, et lõpp on lähedal, ei lakanud kuriteod. Saksamaa poolel jätkasid mõned SS-i ja sõjaväepolitsei liikmed omaenda sõdurite kinnipüüdmist ja tapmist, keda kahtlustati põgenemises, alistumises või reetmises. Tee äärde jäeti laipu, kellele pandi sildid külge, mis kuulutasid, et tapetu oli väejooksik või argpüks. Selle eesmärk oli teisi sõdureid hirmutada ja sundida neid oma positsioonidel püsima. Mõned natsiametnikud tapsid poliitvange ja teisi vange enne, kui liitlasväed saabusid. Sachsenhauseni ja Ravensbrücki koonduslaagrites sundis SS 10 000 vange marssima eemale läheneva Punaarmee eest. Paljud neist olid kõhnad, haiged ja peaaegu jõuetud. Neid sunniti kõndima pikki vahemaid ilma piisava toidu, vee, riiete ja puhkuseta. Need, kes enam sammu pidada ei suutnud, lasti maha või jäeti tee äärde. Paljud surid ka nälja, haiguste, külma ja kurnatuse tõttu. Neid sunnitud kõndimisi nimetati surmamarssideks. SS korraldas neid selleks, et takistada vangide vabastamist ja varjata osa oma kuritegude tõenditest. Kui Nõukogude väed jõudsid aprillis Sachsenhauseni, leidsid nad mitu tuhat vangi, kes olid liiga nõrgad, et marssile kaasa minna. Paljud neist ei suutnud enam peaaegu püsti seista ja vajasid kohest toitu, ravimeid ja arstiabi. Kuid ka Punaarmee ei olnud neis kuritarvitamistest samuti süütu, mis toimusid Saksamaale tungimise ajal. Oli Nõukogude sõdureid, kes varastasid majadest, poodidest, ladudest ja taludest. Nad võtsid toitu, riideid, jalgrattaid, varustust, ehteid ja kellasid. Oli ohvitsere, kes püüdsid rüüstamist ja muid rikkumisi takistada. Mõned sõdurid sai ka karistada. Kuid paljudes kohtades oli distsipliini jõustamine nõrk ja ebaühtlane. Oli komandööre, kes sulgesid silmad, samal ajal kui teised eelistasid kiiret edasiliikumist, selle asemel, et uurida oma meeste kuritegusid. Samuti oli endisi Nõukogude sõjavange, kes vabastati Saksa laagritest, kuid keda ei koheldud kohe ohvritena. Nõukogude valitsus kahtlustas neid, kuna nad sattusid vaenlase kätte vangi. Mõnda neist uurisid julgeolekujõud, saadeti erilaagritesse või viidi kohe tagasi sõjaväeteenistusse. Nende jaoks ei lõppenud kannatused kohe, isegi kui nad olid Saksa vangistusest vabanenud. Vaid mõne päevaga muutus olukord Berliini ümbruses täielikult. Idas murti peamine kaitseliin läbi, Saksa väed jäid halbes lõksu. Nõukogude ja Ameerika armeed kohtusid Elbe jõel ja Berliin oli täielikult ümber piiratud. Ükski armee ei olnud enam piisavalt tugev, et linna päästa. Väljapääsuteed enam ei olnud, kuid lahing polnud veel lõppenud. Järgmine etapp ei toimu enam avaratel põldudel ega kõrgendikel. See toimub nüüd otse Berliini tänavatel, majades, metrootunnelites, sildadel ja purustatud hoonetes.
kui Punaarmee lähenes Berliini keskusele, muutus tsiviilelanike elu üha ohtlikumaks. paljud naised said mõnede Nõukogude sõdurite poolt seksuaalvägivalla ohvriteks. Ajaloolaste hinnangud täpsele juhtumite arvule erinevad, kuid on selge, et toimunud kuritarvitused olid ulatuslikud. mõned sõdurid said karistada, kuid enamik juhtumeid ei uuritud kunagi. samal ajal algasid Berliinis ägedad tänavalahingud. Linna ei olnud lihtne vallutada, sest paljud hooned olid purustatud ja täravad ummistunud. Ja paljud saksa kaitsjad peitsid end majadesse, keldritesse, raudteejaamadesse, tunnelitesse ja katustele. Punaarmee kasutas väikeseid rünnakrühmi, kuhu kuulusid jalaväelased, insenerid, suurtükivägi ja soomusmasinad. Selle asemel, et alati mööda avatud teed liikuda, tegid nad seinadesse auke, et ühest hoonest teise pääseda. Iga kvartaal tuli vallutada ükshaaval. Mõnikord olid Nõukogude sõdurid juba ühel korrusel, kuid saksa kaitsjad olid endiselt keldris või ülemistel korrustel. Selle tõttu oli võitlus aeglane ja verine. Punaarmee peamine sihtmärk oli Berliini keskus, kus asusid Reichstag ja Hitleri bunker. Reichstag oli oluline, sest see oli Saksamaa võimu sümbol. Seetõttu soovis Nõukogude Liit sinna oma lipu heisata, et see oleks selge võidumärk. Aga enne kui nad selle kätte said, pidid nad avatud alast üle minema, samal ajal kui nad olid kuulipilduja ja suurtükitule all. Kui nad hoonesse sisse pääsesid, jätkus lahing treppidel, koridorides, tubades ja keldris. Lõpuks heisati Nõukogude lipp Reichstagi katusele. 29. aprillil abiellus Hitler Eva Brauniga. Järgmisel päeval, 30. aprillil, tegid nad mõlemad punkris enesetapu. Puuduvad kindlad tõendid, et Hitler oleks Argentiinasse või mõnda teise riiki põgenenud. Pärast tema surma valiti Karl Dönitz Saksamaa uueks presidendiks, samal ajal kui Joseph Goebbelsist sai kantsler. Aga neil polnud Berliinis enam peaaegu mingit tegelikku kontrolli. 1. mail üritasid Saksa esindajad rääkida Nõukogude komanderidega. Nõukogude Liit ei nõustunud piiratud kokkuleppega. Nad nõudsid täielikku alistumist. Kui läbirääkimised ebaõnnestusid, tapsid Josep ja Magda Goebbels oma lapsed enne, kui nad ise enesetapu tegid. Mõned Saksa sõdurid ja natsiametnikud üritasid linnast põgeneda. Mõned pääsesid läbi, kuid paljud tapeti, said haavata, võeti vangi või sunniti alla andma. 2. maiks oli selge, et võitlusel pole enam mõtet. Kindral Helmut Weidling andis järele jäänud kaitsjatele käsu võitlus lõpetada. Seejärel andis ta Berliini Punaarmeele üle. Tulistamine vaibus järk-järgult. Tsiviilisikud tulid keldritest ja varjenditest välja ning nägid hävingu tegelikku ulatust. Majad, hooned, sillad, jaamad ja teed olid purustatud. Paljud linnaosad olid täis varemeid, purunenud sõidukeid ja laipu. Berliini lahing lõppes 2. mail 1945. Kogu operatsiooni käigus hukkus 10 000 sõdureid ja tsiviilisikuid. Täpse arvu kindlaks määramine on keeruline, sest andmed on segased ja paljud on kadunud. Kuid tulemus on selge. Hitler on surnud. Punaarmee kontrollib nüüd Berliini ja ühtegi suurt jõudu, mis suudaks Natsi-Saksamaad päästa, enam pole. 7. mail kirjutasid Saksa esindajad alla tingimusteta kapituleerumisele. Kapituleerumine allkirjastati uuesti Berliinis 8. mail. Moskva aja järgi oli see juba 9. mai. Siin lõppes teise maailmasõda Euroopast lõplikult, kuid Saksamaa ei naasnud kohe tavapärase elu juurde. Saksamaa jagati Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Nõukogude Liidu okupatsioonitsoonideks. Ka Berliin jagati Lääne- ja Ida-Berliiniks. Hiljem moodustati Lääne-Saksamaa ja Ida-Saksamaa. Berliinist sai uue vastasseisu, mida nimetati külmaks sõjaks, keskpunkt. Seega ei lõpetanud Berliini langemine ainult Hitleri võimu. See lõpetas natside Saksamaa. Kuid see avas ka uue Euroopa jagunemise.